Tervist siis jälle minu poolt, et üritame siis natukene, ütleme, lisaks selle laadapea korraldamisele anda infot ka siis Škoda Karoqist. Et kes on Škoda tegemisi tegelikult jälginud, et ei ole ju saladus, et Škoda on tegelikult üks eestlaste lemmikmarke ja ma arvan, et teie seas ka, kes te täna siin olete, et on neid inimesi päris palju, et kes Škodaga sõidavad. Teadupärast väike maasturite või üldse maasturite segment on Eestis alati olnud popp ja see, kas on siis nüüd saanud alguse siit Põhjamaadest või igatahes on jõudnud see trend ka vanadesse automaadesse, et mis tähendab siis seda, et suured autoturud nagu Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania on avastanud ka selle, et väike maasturit on popit ja inimestele meeldivad. Selle raames on kõik autotootjad tegelikult hakanud viimasel ajal päris usinalt sellesse segmenti tungima, et alguses olid vähe suuremad džiibid, nüüd on tuntud järjest väiksemateks nendega ja võib-olla Škoda ei ütle, et nüüd oleks viimaste seas, et kes selle segmendi avastas, aga kindlasti on natukene läinud aega. Aga seda enam on need mudelid, mis nüüd välja on lastud väga atraktiivse disainiga. Škoda Kodiaq, mis tuli nüüd käesoleval aastal, on ikkagi võetud rahva poolt nii hästi vastu, et ei ole ka see saladus, et kogu tehase tootmisvõimsus, mis me Eesti turu jaoks kätte saime selleks aastaks, oleme suutnud juba maha müüa. Ja seda aastat on ju veel siin mõned kuud minna. Škoda Karoq on nüüd Škoda Kodiaqist siis selline väiksem mudel, nagu te näete. Ja eks meie nii-öelda ootused temale on päris suured, sest hind tuli tal väga-väga hea, alates 17 900. Ja meil pole kunagi tegelikult Škoda ajaloos sellist asja juhtunud ka, et me saame ühe auto nii vara kätte, et me saame talle teha sellist eelreklaami või eelmüüki. Sest nagu me oma reklaamides oleme ka öelnud, et tegelik auto saadavus tekib uue aasta algusest. Ja meie esimesed demo- ja proovisõiduautod tekivad selle aasta detsembris, aga nagu me oleme siin päeval ka korduvalt öelnud, et täna on väga eksklusiivne võimalus Škoda Karoqiga proovisõitu teha, et seda tõesti ainult üks päev, ainult rattalaada raames. Aga kui nüüd Karoqist natukene täpsemalt rääkida, et kui te küsite, et mis siis vahe on, et tuli Kodiaq, tuli Karoq, kas kunagi tuleb Škodal veel midagi muud, saladuskatte all võin öelda, et kunagi võib-olla tõesti. Et aga Karoq on nõksakene siis väiksem, aga Škodale omaselt trumpidega, et pakiruum hästi suur, igasugune istmete kokkulappimise võimalused on head, et kuni selleni välja, et lisavarustuses on ka selline Varioflex võimalus, et saate üldse tagumise rea istmeid välja võtta, et kellel näiteks on mingite asjade vedamise vajadus. Mootorite ja tõesti, tehnoloogia areneb selliselt, et kilovatid tõusevad, kubatur väheneb, näiteks on sellele Karoqile juba saadaval 1-liitrine mootor, on 1,5 bensiinimootor, aga loomulikult ka diiselmootorit, et 1,6 kuni 2-liitrisena. Ja ütleme, et ühele sellisele maasturile omaselt ei puudu temalt ka 4K võimalusse, et seda on võimalik lisaraha eest sinna täiesti peale saada. Eks mina võin teda siin loomulikult kiita igatpidi, aga ma arvan, et kõige parem võimalus on see, et te tulete proovite siin. Meil on olemas müügimeeskond, kes on lahkelt nõus temast rohkem teadmisi jagama, et milline on siis täpselt varustusastmed asjad, aga ma võib-olla selle vabaduse endale võtaksin, et öelda, et tegelikult auto on hästi varustatud, autol on väga palju uusi innovatiivseid lahendusi peal, et näiteks täielikult siis LED-tehnoloogial tuled, igasugu juhi abistamise assistendid, et reas hoidmised, adaptiivsed kiirussõidikud, pimedanurga andurid, kaasa arvatud adaptiivne vedrustus, mis näiteks selle klassi autod või ütleme selle klassis olevatele autodele ei ole tegelikult väga tüüpilised lisavarustuselemendid, mis oleks saadaval. Lisaks Škodal on tekkinud ka siis niinimetatud äpid ehk siis Škoda Connect, millega te saate, mis seal salata, et meil kõigil on ju tegelikult nutitelefon taskus, nii ka minul, et on olemas Škoda Connecti äpp, et mis võimaldab siis oma autot heas mõttes juhtida või jälgida, et me näeme, et kus ta on, kui
kellelegi öeldakse, et siin oli just hiljuti genius.ee aadressil selline uudisartikkel, et Škoda Octaviat on juba nii palju müüdud, et äkki kaotate selle auto oma parklas ära, et siis selle vastu on ka sellised lahendused olemas, et saate äppisse panna tuled vilkuma autole, et kui olete kuskil näiteks Ülemiste või Rocca al Mare keskuse parklasse. Aga nüüd ma ei tea, et kui kaamera suudab veel võtta, et kuidas see äpindus töötab, et see on tõesti nagu äge, et mul ei ole küll konkreetselt nüüd siia Škoda Karoq ühendatud, aga on tegelikult Škoda Kodiaq ühendatud ja ma saan tegelikult näha, et näiteks, et see minu auto on praegu ustega lukustatud, ma saan vaadata, et kus ta pargib, kui ma tahaksingi, siis ma saaksin siit tegelikult panna praegu tuled tal vilkuma. Näiteks need inimesed, kellel on Webasto peal, et kui on pikka aega pandud seisuküttele juurde igasugu GSM-i juhtimisi, et saaks telefonist juhtida, et siis siin on täna näiteks olemas selline lahendus, et ma saan seda oma seisukütet juhtida telefonist, et olen kuskil linnas, kuskil kontserdil, tulen, panen juba eelnevalt ta soojendama, sest ega see talv ju meil siin kaugel ei ole. Ja igasugu jah, et kalendrid, saan autot, millel navigatsioonid on peal, et saan siit panna aadressi paika, et kuhu ma tahan sõita ja see läheb kohe auto navigatsioonisüsteemi üle. Ja loomulikult need, kellel ei ole näiteks navigatsiooniseadet, on täna Škoda loonud võimaluse SmartLinkiga auto ära ühendada ja teie telefoni navigatsioon näiteks Androidi süsteemi kasutajatel Google Maps või ka nüüd kuu aega tagasi lisandus Waze'i kaardi tarkvara sinna, et on võimalik lasta see raadioekraani peale, et elu areneb, elu läheb Connecti poole tegelikult, et kõik on ühendatud ja ma arvan ka, et kui näiteks me siin rattalaata korraldame 5 aasta pärast, et kui rattalaadal on siis juba sel juhul 13. sünnipäev või nii-öelda toimumise aasta, et siis me räägime siin kindlasti elektriautodest ja võib-olla me räägime juba siis ka isesõitvatest autodest, sest need juhiabisüsteemid, mis täna on peal, et ega see väga kaugel ei ole, et see tulevik jõuab kätte kiiremini, kui me ise arvata oskame. Aga siinkohal mina tõmbaksin hetkeks joone alla, et nagu ütlesin ka, et tulge vaadake, tulge katsuge, hinnakirjad on olemas, Škoda Boxis on inimesed olemas, kes sellest täpsemalt räägivad ja veel on siin vähemalt 4 tundi aega, et minna tegelikult ise proovima, et mida see uus toode kujutab endast. Aitäh teile!